Eile 1. mail toimunud 87. ümber Viljandi järve jooksul osales ka väga palju Viljandi tuleviku mängijaid, treenereid ja klubiliikmeid. Tanel Lang ja Roger Teor, nii mõnelgi esinduse mängijal nagu ka teil oli väga koormav nädalavahetus. Laupäev tõite Kohtla-Järvelt 3 punkti ning eile tegite jooksus väga võimsad ajad. Kuidas tänaseks taastunud olete? Roger, alustame sinust. Tänaseks tegelikult polegi üpris hästi, et see suhteliselt päris raske nädalavahetus oli ikkagi, mäng oli väga üpris keeruline ja jooks osutus ka ületavalt raskeks, et ilm oli ka väga soe ja see andis ka oma selle, jah. Tainn, kuidas sinuga? Mul ikka reied on ikka korralikult volused, aga tähtis on nüüd reedeks ära taastuda ja Levadiale lahing anda. Roger ja Tanel, et alustasite jooksu küll koos, aga nii suured sõbrad vist ei ole, et Lang teoori järgi oleks oodanud, et Tanel lõpetas sinust tervelt 2 minutit varem. Tuleb nii välja, et ei ole nii suur sõber siis. Aga ei, koos me siin jooksime jah, kuskil seal enne Orikat panime asfaldil, läksid teed lahku, kuna mul sääred ei pidanud vastu sellele kõvale pinnale ja siis pidin kahjuks tempot alla võtma, et ikkagi finišisse jõuda. Tainil oli lihtsalt suurem võidujanu või? Jah, oleks tahtnud ikka vähe kiiremini joosta, et tahtsin ikka aega minna jooksma ja et Roger ikka ei suutnud selle tempoga osas püsida, et siis läksin eest ära ja ei viitsinud oodata teda ja ütleme otsa välja. Kas liigamängus võtsite natuke tagasi ka, et jooksus parem tulemus teha või pigem mitte? Ei, pigem mitte ikkagi. Liigamäng oli ikka kõige tähtsam asja oli seal nädalavahetusel. Kindlasti mitte, ei mõelnud kordagi mänguaeg jooksust. Aga tegelikult võit Kohtla-Järvel ei olnud ju väga veenev, et tulevikul ja ka sinul oli võimalusi rohkem kui lõppseis peegeldab, et milline oli üldine mängupilt? No jah, tegelikult see tulemus oleks võinud palju resultatiivsem olla, aga mängupilt võrreldes eelmise mänguga Kohtla-Järvega oli palju parem, kuid jah, meil oli päris palju häid võimalusi, aga kahjuks ei löömata, aga tuleb selle nimel trenni teha. Mis võrreldes möödunud nädalaga teisiti oli, kui Kohtla-Järvele kodumurul alla pidite vanduma? No suurem erinevus oli see, et võõraväljakul oli neist rohkem väravaid ja võtsime selle võidu ära. Kodus ei suutnud enda võimalusi realiseerida. Oleme tabelis hetkel 20 punktiga 3. kohal, mis tähendab, et me oleme iseseisvatest klubidest esimene. Tabeliseisuga võime küll rahul olla, aga kas ka seniste kohtumiste mängu pildiga? Pigem arvame ei või rahul olla, sest nii mõneski mängus me ei ole olnud domineerivam pool, vaid oleme üpriski palju kaitses istunud, et seda tahaks parandada kindlasti. Kuid samas viimane mäng oli näha, et tahtejõudu meil on ja et läheb paremuse poole siis. Ühesõnaga selleks reedeks ja Levadia alistamiseks olete valmis? Muidugi oleme. Veel mitte, aga varsti saan olema. Aitäh!